Head kaasteelised, täna tegeleme taas Gideoniga. Mehega, kes seisab silmitsi Midianite hiiglasliku väega. Ta on saanud juba oma kutsumuse jaoks tunnustähti, kuid sellest hoolimata on temas veel ikkagi mingi ebakindlus. Eriti pärast seda, kui Jumal on lasknud tal oma väge 32 000 mehelt vähendada 300 mehele. Selles olukorras ütleb Jumal, mine alla leeri. Aga kui sa kardad minna, siis mine koos oma teenri Puuraga. Kuid kuulake seda episoodi Gideoni elust originaalis kohtumõistete raamatu 7. peatükist 9. kuni 15. salmini. Ja sel ööl sündis, et Issand ütles temale, tõuse, mine alla leeri, sest ma annan selle su kätte. Aga kui sa kardad minna, siis mine alla leeri koos oma teenri Puuraga ja kuula, mida nad räägivad. Siis kinnitatakse pärast seda su käsi ja sa oled võimeline minema alla leeri. Ja ta läks koos oma teenri Puuraga alla leeri valvesalkade juurde. Ja miidjanlased, amalekid ja kõik hommikumaalased lebasid orus, nõnda nagu paljud nagu rohutirtse ja nende kaameleid oli arvamatu palju, nõnda palju nagu liiva mere ääres. Ja kui Gideon tuli, vaata, siis jutustas üks mees teisele unenägu ja ütles, vaata, ma nägin und ja näe üks odraleiva kook veeres miidjanlaste leeri, jõudis telgini ja tõukas seda nõnda, et see langes maha ja pööras alumise poole peale ja telk jäigi lamama. Ja teine vastas ning ütles, see pole midagi muud kui Iisraeli mehe Joase poja Gideoni mõõk. Jumal on andnud tema kätte miidjanlased ja kogu leeri. Kui Gideon oli kuulnud unenäo jutustust ja selle seletust, siis ta kummardas ja läks tagasi Iisraeli leeri ning ütles, tõuske, sest Issand on andnud Midiani leeri teie kätte. Aamen. Niisiis, Gideon hiilib koos oma teenri Puuraga alla vaenlase leeri juurde. Nad kuulevad seal kahe sõduri vestlust. Üks räägib unenäost, odraleiva kakk veereb Midiani leeri ja põrkab vastu telki ja paiskab selle ümber. Tahtmatult tekib küsimus, miks just odraleiva kakk? Kultuurilooliselt vaadelduna oli odraleib toona vaese mehe toit, nii-öelda, võiks öelda loomatoit. Nisu oli eliidi ja rikaste jaoks. Oder sümboliseeris aga madalat sotsiaalset seisundit. Iisrael oligi tol hetkel see odraleib, vaene, räsitud ja vaenlase poolt rõhutud talupojarahvas. Selles unenäos peitub eriline psühholoogiline sõnum. Vaenlane ise oma alateadvuses tunnistab hirmu nende ees, keda ta on harjunud põlgama. See on poliitiline paradoks. Impeeriumid ei lange enamasti teiste impeeriumide löökide tõttu. Omasugustega on nad harjunud võitlema, kuid nendega, kellel pole midagi kaotada, sageli nad ei suuda võidelda. Kui aga lihtrahvas ootamatult veerima hakkab, siis selleks nad valmis pole. Just seda hirmutavat võimalust vaenlase unenägu meile peegeldabki. Huvitav on see, et seletuse sellele unenäole annab teine Midiani sõdur. Ta ütleb, see pole midagi muud kui Iisraeli mehe Gideoni mõõk. Gideon ei kuule seda sõnumit mõnelt prohvetilt ega inglilt, vaid vaenlase suust. See on hetk, mil taevane sõnum ja maine reaalsus siin kohtuvad. Gideon saab aru, et vaenlase vägi on sisemiselt juba
demoraliseerunud. Võit ei alga mitte relvastatud kokkupõrkest, vaid vaimsest murrangust. Gideon näeb, et Jumal on juba võitu ette valmistamas. Odrakakk on veerema hakanud ja vaenlane juba kõhkleb. Mida teeb Gideon pärast seda, kui ta on kuulnud vaenlase hirmust? Tekst ütleb, kui Gideon kuulis, siis ta kummardas. See on siin kõige olulisem moment. Ta ei jookse kohe rünnakut korraldama, ta ei hakka strateegilisi plaane joonistama, vaid ta kummardab oma Jumala ette. See on meilegi oluline õppetund. Enne kui me läheme lahingusse oma miidjanlastega, peame me leidma rahu ja tasakaalu kummardamises. Gideon on märk sellest, et Gideon annab kontrolli Jumala kätte. Ta ei tunne pärast neid sõnumeid, et nüüd kontroll on minu käes, vaid kontroll on Jumala käes. Ta saab aru, et tema ei ole see odraleib, kes vaenlase telgi ümber lükkab, vaid Jumal on see, kes sündmused on Iisraeli kasuks veerema pannud. Alles pärast seda, kui ta on Jumalat kummardanud, tuleb ta leeri tagasi ja hüüab, tõuske, sest Issand on andnud Miidjani leerid teie kätte. See ei ole enam kahtleja hääl. See on mehe sõnum, kes on näinud asjade tegelikku seisu ja mõistnud Jumala positsioonis selles olukorras. Aga mida ütleb see episood Gideoni elust meile täna? Elame ajal, kus suured rohutirtsud ja parbed, olgu need poliitilised, ideoloogilised või tehnoloogilised, püüavad meid oma suurusega hirmutada. Selles olukorras võime me end tunda tühiste odrakakkukestena. Kuid Jumala sõnum on selge. Tema käes muutub just tühine ja põlatu vahendiks, mis paiskab ümber vägevate telgid. Kõige olulisem on mitte lasta end hirmul võita, vaid minna vaenlase leeri servale ja kuulata ja näha, et kurjus on sageli sisemiselt palju nõrgem, kui see väljapoolt paistab. Võit ei kuulu tingimata arvuliselt ülekaalukatele või kõige rikkamatele. Meid ümbritseva maailma infolaviin peegeldab sageli selle maailma ebakindlust. Võit kuulub aga neile, kes suudavad ka keset infomüra ööd Jumalat teenida ja seejärel kindla sõnumiga tõusta, et Jumala rahvas võitlusele viia. Järgmine kord juba räägime lahingust endast, aga seniks kohtumiseni.